Punker 50 € väljakutse. Nimelt siis Mart ja Dima on liikmed sellises toredas meeskonnas nagu Biker 24 stunt-tiim. Mida see tähendab? Võib-olla sa räägid ise, mis meeskond see on? No niimoodi sõnadega on keeruline seletada, aga mootorratastega teeme trikke. Mart on mees, kes on lubanud täna 50 € väljakutseks teha midagi sellist, mida mitte keegi teine Eestis teha ei oska. Käed lahti tagaratta peal sõidaks. Nii, ja need ei ole kindlasti mingisugused tavalised nii-öelda poest väljunud konditsioonis tänavasõidurattad. No esimene asi, mis kohe silma jääb, on see, et on kõvasti selliseid kukkumisraudasid keevitatud. Mis neil veel erilist on, mille peale ma isegi ei tule? No paagid on mõlkis või kuidagi? Jah, paagid on tehtud sellised mugavama istumise jaoks ja tagasadulas on auku jalg torgata. Ülejäänud kõik, lenksud on natukese teise nurga all ja siit-sealt nipet-näpet veel midagi, aga enamjaolt asendasime kõik sellised katki minevad alumiiniumist asjad terasega ja ülejäänud on kõik nii, nagu ta tehasest välja tuli. Kui te võistlete või trenni teete, kui tihti kukub tsikkel pikali? Kord 15 minutit jooksul. Minul on igal juhul juba nägu märg. Ma saan väga hästi aru, miks seda nii vähesed suudavad järgi teha. Uskumatu nagu selline, nagu kui peen peab see kontroll olema selle ratta ja gaasi üle, et kas see, et praegu märg on, see segab ka kuidagi? Ei, tagarattal sõitu väga ei sega, aga kõik igasugused künkad ja sellised asjad ja et see on natukene küll häiriv, aga muidu ei ole hullu. Igapäevaselt mootorrattaga sõidad, et kas siis linnaliikluses ka selliseid trikke teed või? Ei, sel põhjusel ei sõida üldse. Pole 5 aastat tänava peal sõitnud ja loodetavasti ei lähe ka. Igav on või? Igav hakkab vähe ja nii kui natuke põnev hakkab, siis on jälle politseil igav ja siis me niimoodi käime käsi käes. Rehvi suitsetamisel on tegelikult ka sellised terminoloogilised nimetused on välja mõeldud, et rehvi suitsetamine ei ole niisama suitsetamine, sa ütlesid väga ilusad termini selle kohta. Jah, Crazy Larry. Crazy Larry, kas see on kellegi mingisuguse hullu Larry järgi siis nimetatud või miks see Crazy Larry on? Seda võib Lotmani käest küsima, kuidas see tuld on, aga ma arvan, et üks loll Larry kunagi oli vist tegi hästi kiiresti ringi kasutanud ei piduritega, siduritega midagi ja loodetavasti jäi ellu ja nüüd me ahvime järgi. Siin on ilmselt küll vähe kuulda, juba vähe näha, aga ütleme nii, esimene rehv läks lõhki praegu, ma tean seda, jumala kindlalt. Näed, siin on isegi lörtsuga natukene välja löönud selle paugu peale. Ja siin samamoodi rehvid said ära lõhutud, ei läinud väga kaua aega. Jah, enneaegselt. Ma loodan, et ka Punkri saate vaatajad, kellel ekstreemseid selliseid huvisid on, leiavad teid üles kas või sealt Smashilt, aga te käite erinevatel üritustel veel trikke tegemas? Jah, Poolas on maailmameistrivõistlused niivõrd-kuivõrd ja Lätis ja igal pool lähiriikides oleme ikka käinud. Nii, aitäh teile!
kaadri tagant. Savisaar saatis 50. Aitäh sulle, Mart. See oli tõesti midagi vaatamist väärt.